Tere, mina olen Frank Vihman ja täna räägin teile William III, ühest Euroopa ajaloo mõjukamast valitsejast. Tema elu ja tegevus 17. sajandi lõpul kujundasid tugevalt nii Suurbritannia kui ka kogu Euroopa poliitikat ja riigikorraldust. William III, tuntud ka kui Orange William, sündis 4. novembril 1650. aastal Haagis, Hollandi Vabariigis. Tema isa oli William II, Orange vürst ja ema Mary Stuart, Inglise kuninga Charles I tütar. Seega oli tal nii Hollandi kui ka Inglise kuninglik päritolu. Hiljem sai temast Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa kuningas, valitsedes aastatel 1689 kuni 1702. Ta oli tähtis protestantlik juht ja Euroopa poliitika tasakaalustaja. William abiellus oma nõo Mary teisega, kes oli Inglise kuninga James II tütar. Nad valitsesid koos Inglismaad, lapsi nad ei saanud. Mary suri 1694. aastal ja pärast seda jäi William üksi võimule kuni oma surmani aastal 1702. William III ajal ehk 17. sajandi lõpul oli Euroopas palju poliitilist ja usulist pinget. Inglismaal käis tugev vastasseis katoliikluse ja protestantluse vahel. Prantsusmaa oli kujunemas Louis XIV juhtimisel võimsaks ja agressiivseks suurriigiks. Holland, kust William pärines, oli oluline kaubandus- ja merejõud, kuid tundis survet Prantsusmaa kasvava mõju all. Inglismaal kardeti katoliiklikku absolutismi, mis tähendas, et piiramatu võimuga valitseja kuulub katoliku usku ning toetub katoliku kirikule kui oma võimu legitiimsuse allikale ning seda kehastas tollane kuningas James II. Sellele taustale asetuski William III tõus Inglismaa troonile. William III nimi seondub paljude oluliste muudatuste ja sündmustega nii Inglismaal kui Euroopas. Esiteks, kuulus revolutsioon aastal 1688. William kutsuti Inglismaale protestantlike aadlike poolt, et kukutada katoliiklik kuningas James II. William saabus koos oma armeega ning James põgenes Prantsusmaale. See sündmus oli peaaegu veretu ja tähistas absoluutse monarhia lõppu Inglismaal. See kindlustas ka protestantliku troonipärimuse. Teiseks, Bill of Rights ehk õiguste deklaratsioon 1689. See oli seadus, mille William ja Mary pidid allkirjastama, et saada kroonitud Inglismaa valitsejateks. See dokument oli ülimalt oluline, sest see piiras kuninga võimu, kinnitas parlamendi üleolekut, keelas katoliiklastel troonile pääseda, rajas aluse konstitutsioonilistele monarhiale. Kolmandaks, William III roll Euroopa poliitikas. Ta oli võtmeisik anti-Prantsuse liitudes. Tema eestvedamisel loodi suur allianss, mis püüdis takistada Prantsusmaa kuninga Louis XIV ambitsioone. See viis 9-aastase sõjani Prantsusmaa vastu. Neljandaks, Boyne'i lahing 1690. William III alistas James II Iirimaal Boyne'i jõe ääres. See lahing kinnistas protestantliku võimu Iirimaal ning seda tähistavad siiani Põhja-Iirimaa protestandid. Viiendaks, parlamendi tegelik võim William III ajal. Tema valitsemise ajal muutus Inglismaa tõeliseks parlamentaarselt juhitavaks riigiks. Kuningas ei saanud enam ilma parlamendi loata langetada otsuseid raha, seaduste või sõja osas. Siin on ajaskaala William III elu tähtsamatest verstapostidest. Siin on märgitud sünd, Hollandi Vabariigi valitsejaks saamine, abiellumine, kuulus revolutsioon, Inglise, Šoti ja Iiri valitsejaks saamine, Boyne'i lahing, Mary teise surm, troonipärimisseadus ja surm. William III suri aastal 1702. Kuna tal ei olnud lapsi, ei saanud trooni pärida tema järeltulijad. Troonile tõusis tema nõbu Anne, kes oli samuti James II tütar ja seega protestantliku verega. Tema valitsemise ajal toimus 1707. aastal oluline sündmus. Inglismaa ja Šotimaa ühendati. Selle tulemusena sündis uus riik, Suurbritannia kuningriik. See muudatus toimus tänu liidulepingule. Anne'il ei olnud elus olevaid järeltulijaid. Seetõttu hakkas kehtima juba 1701. aastal vastu võetud pärimisakt,
mille kohaselt katoliiklased ei tohtinud troonile pääseda. Nii sai troonile Saksamaa Hannoveri dünastia esindaja George I, kes oli James I järeltulija läbi naisliini. Temaga algas uus ajajärk Suurbritannia ajaloos, Hannoveri dünastia kuningate ajastu. William III mõju ulatub tänapäeva. Tema valitsemine pani aluse parlamentaarsele demokraatiale Suurbritannias, inspireeris paljusid demokraatlikke põhiseadusi, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, ning Boyne'i lahingu võit on jätkuvalt oluline ajalooline sündmus Põhja-Iirimaa protestantide jaoks. Kokkuvõtteks võib öelda, et William III ei olnud lihtsalt troonile tõusnud kuningas. Ta oli võimekas poliitiline ja sõjaline juht, kelle teod kujundasid uut võimukorraldust, sellist, kus kuninga võim ei olnud absoluutne, vaid tasakaalustatud parlamendi ja rahva õigustega. Tema pärand elab edasi seadustes, demokraatias ja arusaamas, et võim peab lähtuma rahvast. Tänan vaatamast, kohtume teiega järgmises videos. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, jätke like, jätke subscribe ja peace!